Robiga kohtusin mina 2014. aastal, see on 7 aastat tagasi ja tema oli juba enne mind siin. Tol ajal meil ei olnud SMIT-is veel niisuguseid tiime välja kujunenud nagu praegu, vaid kõik arendajad, analüütikud, mina teenusehaldurina olime kõik erinevates osakondades siis. Ja meie tollene juht Aivo Riisenberg siis juba sel ajal rõhutas sellele, kui oluline on, et rakenduse või teenusega koos tegelevad isikud istuksid ka koos, et nad ei oleks eraldi kabinettides. Ja nii meile siis see Robi saabus. Alustuseks oli talle väga keeruline ülesanne, et ta pidi arendama rakendust, mis oli ajapikku koodi osas nii keeruliseks muutunud, et koos analüütiku ja minuga me siis otsustasime, et kõige parem ja tõhusam on, kui me teeme kolmikprogemist. Et see mõiste sai nagu kogu meie selle tiimil nagu väga oluliseks sõnaks just see kolmikprogemine. See tähendaski, et Robi istus kahe meie vahel. Meie kahekesi siis pidasime näpuga rida nõuete osas ja tema koodis ja niimoodi me jooksvalt parandusi tegime. Ja ma arvangi, et sellest ajast mina võingi nagu Robi enda sõbraks pidada. Et ta alguses oli väga tagasihoidlik, et jõuda just temani, et see oli nii raske. Mitte nüüd ka nii raske, aga see nagu kujunes välja ja oli näha, kuidas Robis sai meie sõber. Et kui sellest ajast, kolmikprogemise ajast oli aasta möödas, siis me kinkisime talle niisuguse pildi. See oli tollaegne, kui ta meile tuli, oli tema siseveebi pilt. See oli kolmikprogemise ajal ja ennustasime natuke ka tulevikku. Robi on mu sõber.